Nii, tundub, et jess on sees. Mul ka on me. Vigade parandust on tehtud. Okei, Riin, sina oled meil selline põnev isiksus, aga miskipärast kõik veel sind ei tunne. Teeme ühe väikse kiire sinuga tuttavaks saamise. Et annan sulle sellise valiku 2 sõnast ja siis ütle, mis nagu sind kõige rohkem iseloomustab. Ehk et kas poes kollane allahindluse silt või tavaline valge? Kollane allahindluse silt. Kumb on olulisem, kas eesmärk või strateegia? Järjepidevus. Seda ei olnud valikus. Ma pidin huvitav karakter olema. Riskihaldus või mentorlus? 2 täitsa eri maailma. Riskihaldus oma portfelli mõttes, aga mentorlus nagu that's what I do, that's what I love. Excel või investeerimisäpp? Portfello. Ei olnud reklaamiminutid. Ei ole paid advertisement. Kumb on sind rohkem mõjutanud, kas rikkaks saamise õpik või Kristi Saare, kuidas investeerida? Alguses rikkaks saamise õpik, hiljem absoluutselt Kristi. Kumb idee sulle rohkem meeldis, kas Levi või Toomas oma? Ma pean järgi vaatama. Okei, aga viimane selline, investeerimismatk või motokross? Investeerimismatk või motokross? Kuna selle jaoks, et anda midagi, peab tass täis olema, siis absoluutselt motokross. Ja investeerimismatkal saan siis anda teistele. Okei, aga motokross on ju selline asi, mis tekitab paljudes inimestes hirmu. Sina oled uuesti alustanud. Hirmud on alati see, mis käib meiega igal pool kaasas, eks ju. Ilma nendeta kuidagi ei saa. Et kuidas nende hirmudega hakkama saada? Mida sa nüüd teed teisiti? Muidugi siia on väga palju tunde psühholoogiga üks ühele. Soovitan kõigile, kel vähegi võimalus on. Sul on võimalik tund aega iseendast lihtsalt süüdimatult rääkida. Ja seal ma sain sellise hea nipi, et igasuguste hirmudega on see, et lihtsalt pane kõik telo ära, võta ekraani, võta kohvitass või võta veepudel või ma ei tea, kremanti pokaal ja lihtsalt vaata sellele hirmule otsa ja sul hakkab igav lõpuks, sest et see emotsioon saab ka vanaks. Ja siis sa saad kuidagi palju ratsionaalsemalt ja rahulikumalt edasi minna. Kui kaua peab vaatama? See nii kaua, kuni igav hakkab. Ja see on ka see, et see on harjutamine. See ei tule kohe, et ma nüüd hakkan niimoodi tegema, nüüd kõik kohe läheb hästi. Vaid et sa pead hakkama harjutama endale seda oskust sisse. Ja hirmudega, jaga kellegagi. Võta üks lähedane ja räägi ära, mure läheb kohe väiksemaks. Aga kas vigade tegemine on siis hirmus või mis on see hirm sinu jaoks? Ma arvan, et see lõpuni mõtlemata mõte võib tekitada kõige suuremat hirmu. Et sa ei ole iseenda jaoks kas siis mingisugust plaani läbi mõelnud või mingisugust tulemuseni samme üles kirjutanud. Et need hirmud on tegelikult võib-olla väga lihtsasti paberil, pastaka abil lahti kirjutatavad. Et sa ei mõtle oma mõtteid tegelikult lõpuni ja sealt tulevadki need hirmud. Sina jalutad investoritega Aegviidu metsades. Kui mina läheksin nüüd sinna metsa jalutama, milliseid vigu või saladusi need puud mulle sinu kohta räägiksid? Oleneb sellest kliendist, kes minuga investeerimismatkale tuleb, aga kui sina tuleb, siis ma arvan, ma küsiks pigem sinu käest ja mõtleks sinuga kaasa, kuidas sul selle hirmuga endal oleks lihtsam hakkama saada. Ma mõtlen vigade poolt. Minu enda vead või? Mul on nagu hästi läinud, et ma olen täna 36, mis tähendab seda, et ma ei ole väga noorelt alustanud, väga uljalt alustanud. Minu investeerimisteekond ei ole veel isegi võib-olla 5 aastat vana, mis tähendab seda, et ma olen vaadanud, mida teised teevad ja proovinud mitte väga neid samu ämbreid läbi kolistada, mis nemad on kolistanud. Mul on nipet-näpet siin ja seal, aga ma tunnen pigem, ma ei loe need nagu vigadeks, vaid et õppetunnid, mille läbi mul on võimalik targemini edasi minna. Aga räägi nendest õppetundidest natuke. Eile oleks võinud alustada kindlasti, et liiga hilja peale jäi see. Kuidagi hästi palju teooriat oli, lugesingi seda rikkaks saamise õpikut, tegin LHV virtuaalkontos mingeid tehinguid asju, lugesin, aga et seda esimest tehingut ära teha, mul ei olnud inimesi ümber ja niipea, kui tulid inimese minu ümber, kes mõtlesid sarnaselt, kes jagasid selliseid ägedaid mõtteid ja toetasid minu teekonda, mitte ei olnud see, mida sa teed, see on ikka mingi kahtlane värk, see investeerimine, siis hakkas ka paremini minema. Aga mida sa ütled neile, kes ütlevad, et selline grupis asjade arutamine võib-olla ei ole kõige parem, et hakatakse üksteist mõjutama, jälle eelmine aasta nagu näitas seda, et selline võib tekkida viga sisse, kui hakkad teiste järgi nagu mingeid asju tegema?
Teiste järgi tegemine, mina tunnen, et minu suur osa minu investor teekonnast ongi olnud teiste järgi tegemine, mis on, et osta indeksit ja ära müü. et selles mõttes just, aga kui me mõtleme seda inimesi enda ümber koondamise mõttes, sa ei saa üksinda, sa oled vaakumis, et sul on vaja sisendeid erinevaid, et oma arvamust kujundada, sest alguses sul seda ei ole. Ja ma mäletan, Marko vist tsiteeris ka seda, et sul on, kõigepealt sa pead loed ühe raamatu, sa tead midagi millest on. Loed 10 raamatut, siis sul juba tekib arvamuste mitmekesisus ja loed 100 raamatut, sa ise juba hakkad sinna eksperdi leveli poole liikuma. Et üksinda tehes, ma ei kujuta ette, on mõtet siis seda jalgratast nagu üksinda leiutada, et kui on nii palju ette ära tehtud, kus on võimalik siis pikerdada. No ühed on raamatud, teised on nagu inimesed, kes võivad üksteist mõjutada. Vali õiged inimesed. No nii, väga lihtne öelda, aga raske teha ju. Ma arvan, et kes vähegi iseendaga kontaktis on, siis tegelikult intuitiivselt sa tunnetad ka ära, mida vanusega rohkem sa hakkad ka aru saama, et kellega tasub asju jagada ja kellega mitte. Sa oled mulle jätnud sellise hästi enesekindla ja sellise järjekindla inimese mulje ja tegelikult sellega käib kõik kaasa igasugune planeerimine ja eesmärkide sättimine. Kõik teame smart põhimõtteid, sellest me oleme nii palju kuulnud, teoorias oleme hästi tugevad. Jube keeruline on võib-olla neid eesmärke sättida. Kuidas sina neid teed või on sul mõni hea nipp, kuidas need eesmärgid enda seest kätte saada? Kuidas see oli, et kingsepal pole kingi jalas? Selle planeerimisega on ka see, et see unistamine aitab sind sinna planeerimiseni jõuda, et aru saada, mis on need sammud, mida sul on vaja teha, et mingi unistuseni jõuda. Nüüd need plaanid võivad vahepeal muutuda. Kui sul on mingisugused paar esimest sammu ees, siis tulebki neid esimesena astuda, et sa saaksid aru, kas sa lähed üldse õiges suunas. Et meid ei õpetata üldse unistama. Me tuleme koolisüsteemist, mina tulen koolisüsteemist, kus ongi, et eks ole, sa sünnid, siis sa lähed lasteaed, siis lähed kooli, siis on ülikool, lähed tööle, siis sured ära. Et vahepealset elu nagu ei ole. Ta nii kiiresti sureb ära või? Kui me vaatame mingi selliseid inimesi, kellel tegelikult on justkui väga palju anda ja elult võtta, siis tihti on väga kurb vaadata, kes on võib-olla kuskile ohvrirolli kinni jäänud. Et see on okei olla korraks kuskile ohvrirollis, aga sellest tuleb hästi kiiresti välja snappida. Aga nende unistustega ma tunnen ka, et me ei luba endal väga unistada, mistõttu on raske plaane pidada. Ja kui hull tegelikult on olukord, mõtle, sul on unistus näiteks jaht kuskil sadamas, sul on oma enda privaatne jaht ja sa lihtsalt grindid day in, day out, aastast aastasse ja lõpuks sul on võimalik siis see jaht endale osta. Ja sa lähed esimesele tripile sinna jahiga mere peale, sa oled merehaige. Oleks võinud ju, ma ei tea, rendipäevaks, võta kamp kokku, mingi ööks kuskile, proovi üks öö seal jahis magada, kas see üldse meeldib sulle. Et me unistame mingitest asjadest, aga kuna me ei mõtlema mõtteid lõpuni, siis tegelikult see pettumus võib nii hull lõpuks olla. Et pigem tee, katseta, faili ruttu ja reiterate, tee uuesti. Millest sina praegu unistad? Mina praegu sellest, et kui ma vaatan kalendrisse, siis nädal on lihtsalt puhas. Et seal ei ole mitte midagi parasjagu kirjas, et oma rahatarkuse teekonnaga ma olen ikkagi väga selle läbipõlemine vol 1, 2, 3 ikkagi selle taustaga kogu aeg toimetanud, et aurude pealt lasknud. Nii et tahaks veits nagu praegu rahulikumalt võtta ja siis, kui ma tagasi tulen, siis it's gonna be over for you. Aga küsida seda meie paneeli sellist põhiküsimust, mida sa teeksid teistmoodi, kui sa uuesti alustaksid? Kõikide nende teadmistega, mis sul praegu on. Mis mul täna on või? Jaa. Pane kogu aur sissetulekute kasvatamisele. Vaata, et sinu ümber oleksid inimesed, kes ei takista sind. Alates oma partnerist, alates oma sõpradest, oma pereliikmetest. Et ma ütlen ka, et sugulusside ei ole nagu kohustus, vaid pigem ikkagi see vastastikune austus võiks olla mõlemad pidi, et sa ei pea olema, kus sa ei taha olla. Ja ma arvan, et selles ajas ka, mis tuleb investeerimisega, tuleb see selgroog, tuleb see kindlustunne ja sealt läbi sul on palju võimalik, palju paremini võimalik teha sellist võib-olla mingit cutthroat otsust, et nagu you're a dick, nagu ma ei taha suga suhelda ja see ongi okei. Ja sa liigud ka edasi, ilma et sa tunneksid ennast selle pärast halvasti. Aga samas sa oled ennast ka nagu positsioneerinud õpetajana, rahatarkuse õpetajana. Aga siin ka eelmises paneelis ma püüdsin aru saada sellest, et tegelikult see on ju raske vastutuse koorem. Kuidas sa sellega hakkama saad?
rahatarkuse õpetaja, ma tegin nõnda, nagu oli Kristi Saare oli Marko slaidi peal ütelnud, et aja edenedes ja oskuste mida rohkem sul oskuseid juurde tuleb, sa lõpuks saad liitintressi juba hakata rakendama. Ja ma tegingi oma õpetaja magistri ära ja õppisin rahatarkust seal juurde, siis panin need 2 asja kokku, üliäge on ju. Et see vastutus tulebki täiesti teadlikult, kui sa suu lahti teed, mida sa räägid ja kellele sa räägid ja mis hetkel sa mida räägid. Et ma tunnen see õpetamine mulle mega õige koht, kus olla, mulle väga meeldib see ja kui ma veel rahast ka veel räägin, siis on silmad on nagu öökullil ja sõit on super mulle. Aga ilmselgelt ma ei saa kellelegi ütelda, millal ta tegema peab, kui ta ise selle jaoks valmis ei ole. Ma ju käisin 2016 aastal esimest korda üritusel, TalTechi üritusel. Laval oli Marko Oolo, Kristi Saare, härra Talpsepp. Ja ma läksin 10 minti pärast seda ürituse algust sealt saalist minemas, ma ei saanud mitte midagi aru, mida räägitakse. Ehk et sul on see, sa oled juba kohal, sul on see info olemas, nüüd on see, et sa pead selle vastu võtma. Seega see vastutus, ma tunnen, on nagu kahepoolne. Aga kui sa vihjad sellele vastutusele, mis me siin finfluenceritega ühte potti oleme topitud, et me kuidagi halba nõu anname, siis ma olen tegelikult eelmiste panelistidega väga nõus, et kui sa jagad oma kogemust, siis sul on tegelikult ka mingi alus üldse avaldada mingit arvamust, mida me tegelikult kõik ju teeme. Me avaldame arvamust, mida mina tunnen, et hetkel minu rahakotile kõige paremini sobib, minu portfelli strateegiaga, nagu Paavo sõnastas, et sobib kõige paremini parasjagu. Et kes teeb uisa-päisa, samas meil oli ka sportlane just laval, kes ütleski, et alguses ostis need dividendi aktsiad kokku, üldse ei vaadanud, aga ta vähemalt tegutses. Ja siis sa saad aru, et okei, viits ei toimi, aga palju hullem minu meelest on see 2016 aasta Riin seal saalis, kes minema läks, kui see, kes oleks hakanud kohe sealt midagi reaalselt ostma ja vaadata, et mis tunne see on, kui sa ostad selle aktsia. Saan ma aru õieti, et kui sa nüüd ikkagi uuesti alustaksid, siis ikka kohe mauhti sisse ja tugeva tegutsemisega? Ei, selles mõttes mitte. Ma hakkaks ikkagi tasapisi indeksit ostma. Ma teeksin, ma arvan, et ma jätaksin ära võib-olla mingi need üksikaktsiate tilgutamised, aga jällegi hindsight, right? Meil pole mõtet nagu praegu sellel teemal väga arutada, et ma soovin, et mul oleks kohe olnud tarkust osta indeksit, aga mul ei olnud seda. Kuigi tegelikult, kellel on 2.–3. sammas ja sa oled indeksfondis, näed, õpetaja Riin tuli välja, siis tegelikult sul on juba nagu hästi. Et mina avastasin 2021 aastal, et opadi, mul on 2. sammas ja õnneks ma olin juba alates 2018 aastast juba tulevas, nii et kasv on väga kena olnud. Ma siia lõppu küsin selle küsimuse, mida sinu jaoks tähendab üldse see finantsvabadus? Kas sa kasutad seda armastatud ja vihatud sõna? Finantsvabadus ja vabadus teha seda, mida sa tahad, millal sa tahad, kellega tahad, kui palju tahad ja kuidas sa tahad. Et totaalne otsustusvabadus sellega, kuidas sa oma väga väärtuslikku elu veedad. Super, selline hea mõte siia lõppu on väga hea. Kui nüüd saalist järsku jälle või 1-2 küsimust on, siis need võtaks või siis tulevad mul head kolleegid workshopi küsimustega. Tatakse selle küsimuse, siis võtamegi. Tšau, Riin. Tšau. Mis on sinu rahatarkuse teekonna kõige õnnelikum hetk olnud? Tead, see on tegelikult paar nädalat tagasi nüüd. Mina ja Ilon Tint hakkame tegema podcasti Ära võta isiklikult taga. See ei ole piisavalt rikas, et seda podcasti kuulata. Ja see tunne, see vabastav tunne teha midagi, mis on täiesti turunduse ja müügi vastand. Et meie osa hind on 25 € ja me lihtsalt litime oma arvamusi ilma igasuguste filtriteta. Ma arvan, et see vabaduse tunne selles võimaluses, ma saan sellist otsust teha. Ma arvan, see on fantastiline. Suur aitäh! Aitäh sulle, Riin!